Tere kõigile! Täna räägime siis kasutajakogemusest ja räägime kasutajakogemusest siis raamatupoodide, e-poodide näitel, selline keeruline lause, raamatupoodide, e-poodide näitel. Et me viisime läbi ühe uuringu kasutajatega, selgitamaks välja, kuivõrd lihtne ja mugav on e-poest siis raamatuid osta. Ja uuringu printsiipidest, kuidas me uuringud läbi viime, seda saate täpsemalt lugeda allolevalt lingilt, et sellele ei hakka praegu pikemalt peatuma, et keda huvitab, saab seda siis vaadata, aga lähme kõige olulisema juurde, milleks on siis leiud, et mida me siis leidsime, kui me kasutajatega siis testisime neid e-poode ja üks oluline asi, millele tasub alati tähelepanu siis, mida tasub siis silmas pidada, on see, et kui kasutajad midagi otsivad, siis nad võivad otsingu märksõnadega eksida. Ja kindlasti ka meie ise oleme ju seda kogenud, me midagi otsime, saame ära, meil oli mingi typo, et meil on vaja siis nüüd nagu uuesti kirjutada. Ja ka siin meie uuringus tuli samamoodi välja, et osad kasutajatest, kes kirjutavad mingit märksõna, nad võivad seal eksida ja kui me siin vaatame ühte konkreetset screenshoti, siis üks kasutaja kirjutas näiteks rahvaraamat, eks ju 2 A-d lõpus kogemata, Google küsis, et kas sa mõtled rahvaraamat ja osadel juhtudel Google automaatselt korrigeerib kasutajate typosid, sest et algoritm saab aru, et tõenäoliselt kasutaja tahab otsida just nõnda, aga siin juhul ta seda ei teinud, vaid kasutaja pidi ise siia nagu vajutama. Aga mis see nagu point on või miks see nii-öelda leid siin meie uuringus on nagu välja toodud, on see, et tasub analüüsida seda, et kas on mingi tõenäosus, et inimesed võivad mingit teie brändi või teie toote nime valesti kirjutada, mida me oleme varasemates uuringutes täheldanud, kui me oleme kasutajakogemuse uuringuid läbi viinud, on see, et kasutajatel näiteks on tihtilugu raskusi, see on eriti näiteks mingite raadioreklaamide puhul, näiteks, kus on näiteks X või KS, et kusagil on näiteks, ütleme näiteks mingisugune märksõna näiteks koduluks, et kas see koduluks on KS-iga või see on X-iga, ehk ja vahel võib olla see, et kui te Google'is näiteks ostaksite mingisuguse märksõna reklaamiga selle peale, kui inimene võib valesti kirjutada, et võib-olla see toob teile mingisugust sellist head konversiooni. Siis edasi minnes on see, et kui me räägime siis erinevatest siis kategooriatest, ja me näeme, et siin on näiteks üks kasutaja, kes otsis siis juhtimise teemalisi raamatuid, siis, ja siin on toodud välja ka kategooriad ja siin on välja toodud tooted, et siis kui välja toodud tooted, siis kasutajate tähelepanu läks enamasti muidugi toodete peale ja kategooriad antud juhul üldse ei nähtud, vaid kommenteeriti näiteks, et et 9 vastet, et kuidagi vähe ja lähen siis nagu mujale. Ja miks siis neid kategooriaid siin siis tähele ei pandud, kui siin olid raamatud, see on puhtalt sellepärast, et raamatud on siis nähtavad. Kui me läheme siia näitesse, kus kasutaja otsis näiteks lasteraamatuid ja tulemusi ei tulnud, tulid nagu kategooriad, et siis need kategooriad on nähtavad. Ehk siis, kui me soovime, et kategooriad oleks kasutajatele nähtavad, me peaksime tegema need kategooriad antud juhul kuidagi rohkem silmapaistvamaks, ehk neid nagu visuaalselt natukene nagu eristada toodete vastetest, sest muidu kasutajad hüppavad otse toodetesse ja kategooriad, enamik kasutajatel ei olnud kategooriad nähtavad, ehk nad sinna peale ei klikkinud. Ja seda saab nagu disainiga kindlasti paremaks muuta. Samuti, kui me räägime siis kohtadest näiteks, et tasub teha oma e-poe puhul erinevaid siis märksõna teste ja kasutajatega siis ka testida, on see, et aru saada, kuidas ja mida kasutajad üldse otsivad. Ehk siis näiteks antud juhul, kui kasutaja otsis lasteraamatut, siis ei tulnud ühtegi vastet. Ja jälle konkurendi juures näiteks teise e-poe puhul tulid need vastused. Ja seda oli ka teiste märksõnadega näha või tuleb neid kuidagi liiga vähe neid vastuseid, et näiteks on investeerimine on see märksõna ja tuleb vastuseks ainult üks raamat ja siis tundub, et ei tea, et kuidagi vähe tulemusi ja konkurent tuleb rohkem ja siis tundub, et konkurent on nagu paremini nagu välja, tegelikult ongi siis konkurent on ju tegelikult paremini siis nii-öelda tootevalikut kasutajani toonud. Ehk siis
kui liiga vähe valikuid on kasutaja jaoks kahtlane, kui üldse tulemusi ei ole, on kõige kahtlasem kasutaja jaoks ja tõenäoliselt kasutaja selles nagu poes midagi veel otsib, et kui ta on juba esimest korda näiteks saanud niisuguse tühjad tulemused, teist korda saanud mõne üksiku, siis tegelikult see leitavus on üsna väike ja võib-olla isegi on neid raamatuid seal palju rohkem, aga kui leitavus on nagu väike, siis kasutaja ei hakka nagu, et kui ta märksõnaga ei leia, siis tihtilugu struktuuri puusse eraldi veel otsima, ei minda. Et kasutaja ikkagi väärtustab oma aega. Ja rubriikide kuvamine, mis ei ole otsingu tulemustega seotud, samuti koormab kasutajat, et näiteks, et kasutaja otsib juhtimise teemalisi siis raamatuid, ja siia kõrvale siis otsingu tulemustesse kuvatakse ka muid rubriike, et käesoleval hetkel on tegu siis otsingu tulemuste vaatega ja siin vasakul on siis ütleme aed, muu aiakaup, grillimistarvikud, tööriistad, et see kõik tegelikult ei loo kasutajale siis väärtust, et otsingu tulemuste puhul võiks otsingu tulemused siis olla vastavalt sellele märksõnale, võiks olla need kategooriad, et kui juhtimise märksõna ei ole aia kategoorias, siis võiks neid mitte kuvada. Et see lihtsalt koormab kasutajat. Mis on lugemise mõttes hea, et kui raamatu kirjeldusi siis vaadata, siis mis kasutajatele nagu ei valmistanud raskusi, oli kirjelduste lugemine. Seda sel põhjusel, mida me oleme täheldanud ka teistes uuringutes, on see, et kui see tekst ei ole liiga laiali venitatud, vaid ongi selline optimaalne, nagu siin on, siis see on lihtsasti loetav ja kasutajad enamasti niimoodi ei hakka väga palju teksti skännima. Kui see tekst läheb liiga laiaks, siis kasutajad hakkavad rohkem üle ridade hüppama ja vasakule paremale vaatama ja kõik see nagu kaotab selle fookuse. Et kindlasti et sellised mitte liiga laiali venitatud on head eeskujud, et nagu siin antud juhul selle Warren Buffetti raamatu puhul on. Mis oli veel väga huvitav selles uuringus oli see, et enamik kasutajate jaoks, et praegu üldse tegelikult üldine trend Eestis on ka, aga mida me näeme, et hästi palju inimesi ütles, et võt neid huvitab just nagu selline investeerimise pool. Et meile valimisse sattusid siis sellised inimesed, keda investeerimine väga, väga huvitab. Ja see Warren Buffetti raamat oli üks raamatust, mida päris palju siis avati. Kui nüüd edasi minna, siis oluline osa on kindlasti ka lehekülje laadimise kiirus. Ehk seda tasub alati nagu vaadata, et kui teie veebileht on, et kui kiiresti ta laeb, et Google Webmaster Tooliga saab seda vaadata, et siin on siis lehe laadimise kiirus desktopis siis, või hinnang antud on siis 34 ja 67 ja kui te võrdlete ennast versus siis konkurent ja teie leht laeb siis kiiremini, on see parem, see mõjutab ka teie nähtavust otsingu tulemustes, see mõjutab üleüldse seda, et kui kaua kasutajaga lehele jääb, et kui iga leht kogu aeg laeb kaua, siis see ei ole mugav kasutaja jaoks. Et seda tasub ka siis võrrelda ja siis kasutaja testis oli näha seda, et selles meie uuringus, et üks leht laadis aeglasemini kui teine ja oli näha, et inimesed hakkasid mõtlema, et oi, äkki see on minu internetiühendus, saad aru, et et see vist ikka minu internetiühendus ei ole, et leht lihtsalt laeb kaua. Ja see leht, mis laadis kiiremini, seal siis need kasutajad siis tegid ka rohkem tegevusi. Mis on, et kui te pakute oma e-poes siis soodustusi mingi kliendikaardiga või mingisuguse liikmelisusega, siis kasutaja, kes ei ole sellest teadlik, võiks võimalikult mugavalt siit saada siis minna ja uurida. Et mis siis antud näites oli see, et siin oli näha, et klubi pakkumine, aga osad kasutajad ei teadnud, mis klubiga on tegu, kuidas saab sellega liituda ja lihtne selline fix oleks olnud see, et kui see oleks nagu klikatav, et kasutaja klikib peale, näeb, et mis asi see Apollo klubi on ja kuidas siis liikmeks saada, mis on tingimused. Antud juhul oli see, et inimesed pidi hakkama lehel ise otsima ja see võttis jälle aega ja paratamatult kasutajate aeg on piiratud. Ja ei tasu siis kasutajad siis mõttetute tegevuste peale siis aega kulutada, kasutaja aega raisata. Siis hästi mugav oli kasutajate jaoks see, et raamatuid tegelikult ostetakse päris palju kaane järgi,
et mida oli huvitav nagu jälgida, on see, et osade inimeste jaoks, no, kui nad teavad juba autorit, siis nendel on juba usaldus kaane järgi mingeid raamatuid osta, lasteraamatuid kaane järgi vaadatakse, hind ja kaas, ehk siis osade raamatute puhul minnakse kirjeldust uurima, näiteks finantsteemaliste puhul oli seda näha, et mingi pealkiri, et läheme täpselt vaatame, millest on juttu, ja lasteraamatute puhul ja osade selliste novellide puhul või osade selliste nii-öelda järgmiste järjeosade järgi, näiteks et inimene on lugenud läbi mingisuguse raamatu esimese osa, nüüd ta tahab osta raamatu teist osa, siis väga kirjeldust ei ole vaja lugeda, sest esimene raamat oli piisavalt hea, tahaks teada, millest siis räägib siis see järgmine osa. Ehk ja siis oli päris mugav kasutajatele siis, et kui nad hiirega peale läks, siis tekkis see lisaostukorvi võimalus, vajutati peale ja raamat läks siis ostukorvi. Siis kindlasti sellised topid tõmbavad tähelepanu, et küll natuke võib-olla tundus kahtlane kasutajatele, et 2022 top, et just 22 aasta nagu on just ju praegu alguse saanud, et võib-olla peaks rääkima eelmise aasta topist või käimasolevast topist või mis see 2022 üldse nagu tähendab, aga iseenesest sellised topid, seda me oleme märganud ka teistes uuringutes, on see, et topid tõmbavad tähelepanu, et ahah, top raamatud, vot, väga, väga põnev. Ja mis siis topis on, et see oli ka üks selline, kui me räägime kasutajakogemuse disainist, siis mingisugusest ankurdamisest, ehk me tahame, et kasutajad mingit teed pidi nagu läheksid, siis topid on üks hea selline nii-öelda ankurdamine, et topi kasutajad ikkagi süvenevad, natuke vaatavad, et see tekitab nagu huvi, et mida teised on ostnud, et äkki leiab midagi huvitavat. Ja samuti, mis kasutajatele nagu üsna meeldib, on see, et tahaks nagu raamatut võib-olla kohe saada. Ja siis kohe saamine, et viitsi seda 2-3 päeva oodata, millal ta mulle sinna smartposti tuleb, et ma tahaks just nii-öelda, üks konkreetne näiteks, mida kasutaja ütles, et võt väga äge raamat, võt täna on ju reede, tahaks osta, ja okei, aga saan alles esmaspäev, ma tahaks nädalavahetus juba lugeda, väga hea, et ma võtan siit nagu kauplast lahti, vaatan, et siin on näiteks 3 tükki, lähen sinna kauplusse ja ostan ära. Ja just see indikatsioon, et palju need raamatuid seal on, et see tekitab kasutajates nagu hea tunde, et kui lihtsalt öeldakse, et on saadaval, aga võib-olla on juba otsas äkki üks eksemplar, aga kui eksemplarid on välja toodud, siis see nagu julgustab, et ahah, et järelikult seal kauplus on, et see on rahumeeli minna. Mis siis kasutajatele ei meeldinud, oli see, et tegelikult kui me räägime siis nagu ostmise sammudest, siis kasutaja näiteks siin oli siis kliendi info sammus, tahtis lähetamise juurde tagasi minna, tahtis muuta tarneviisi. Ja tegelikult siin on hall ja kasutaja ei saanud vaadata, ei saanud vajutada ja tegelikult pidi lehte alla scrollima, et tagasi minna, aga siin oli nagu tõrge, et miks mind nagu sunnitakse siis lõpuni minema, ma ei taha, et ma tahaks korrane tarnet muuta, et ei taha kullerteenusega võtta hoopis, vaid tahaks võtta siis hoopis äkki smartposti või ise järele minna ja siit ei saanud tagasi minna, et see on nagu jälle selline oluline tõrge. Ja antud uuringus siis töötas paremini selline one-page checkout, ehk siis sammude asemel ühel lehel välja toodud need sammud, ehk siis kasutaja ülevalt alla scrollida, et võtab siis transpordi tarneviisi, võtab makseviisid, kinnitab, läheb maksma, et see toimis siis palju paremini kui selline sammuline siis checkout. Aga sellised olid sellised peamised siis leiud sellest kasutajakogemuse uuringust ja julgustan teile enda e-poodi ka vaatama, et mis siis, et praegune uuring oli siis selline raamatute teemaline, siis tegelikult need samad printsiibid rakenduvad ka paljuski teiste e-poodide puhul ja ka veebilehtede puhul ka laiemalt, kui me räägime siis veebilehe laadimise kiirusest või me räägime siis üldisest sellisest navigatsioonist, et päris paljud asjad lähevad siin ka kokku selliste üldisemate teemadega. Kui teil on mingeid täiendavaid küsimusi, kirjutage kindlasti kommentaarid, võite siia sama YouTube'i video alla kirjutada ja loodan, et sellest videost oli teile abi. Kui teile see video meeldis, palun likeige seda, kommenteerige ja kohtumiseni siis järgmistes videotes. Kõike paremat!